Täna lähen uurima peidetud tunneleid, et näha, kas leian seal aksolotleid või muid hullumeelseid olendeid. Aga see saab olema natuke hirmus, sest need tunnelid on täis ohtlikke loomi, sealhulgas alligaatoreid, maod, napskilpkonnad ja hulgaliselt ämblikke, nii et peame olema väga ettevaatlikud. Selles videos hakkame läbi otsima 4 erinevat tunnelit, mis on kõik erinevate loomade koduks. Alustame nende 2, milles väidetavalt elavad aksolotlid. Tegelikult olen praegu päris hirmul siia sisse minnes. Siin on palju märke, mis ütlevad mulle, et ma ei tohiks sisse minna ja hoiatavad, mis sees võib olla. Aga kui tahame aksoloteid leida, peame oma hirmudele vastu astuma. Ja pea meeles, see on alles esimene tunnel. Mida edasi läheme, seda hirmsamaks tunnelid muutuvad. Hakkame siis uurima. Kohe alguses sattusin ma hunniku ämblike otsa ja hakkasin juba kahetsema selle video tegemist. Aga mitte kaua pärast seda sattusin ma oma esimese looma peale. Mis see küll on? Vaata, seal on nagu hiiglaslik vähk või midagi sellist. Vaatame, kas saame selle kätte. Issand, vaadake seda, sõbrad! Ma arvan tegelikult, et seda nimetatakse krevetiks ja nad on üliharuldased, me ei püüa neid kunagi. Vaata, kui suur ta sõrg on, see on nii lahe! Kui see on esimene loom, kelle me leidsime, siis ma ei kujuta ette, mida me veel leiame. Ja kõik ägedad loomad, kelle me kinni püüame, hoiame alles. Nii et paneme selle tüübi nüüd alumasse ja jätkame uurimist. Mida sügavamale ma tunnelisse läksin, seda kahtlasemaks asi muutus ja ma hakkasin kuulma looma hääli. Mis see nüüd oli? See kõlas nagu alligaator. Oi, aga oota, vaata sinna. Seal on väike kilpkonna beebi. Unustage alligaator, me leidsime just väikese kilpkonna. Kas me ei peaks lahkuma enne, kui alligaator meid ründab? Võib-olla, aga me püüame praegu palju lahedaid loomi, nii et ma tahaksin jätkata. Ära muretse, ma olen kuulnud, et kui sa kohtad alligaatorid, siis pead lihtsalt siksakis jooksma ja nad ei saa sind kätte. Kuidas me peaksime seda tunnelis tegema? Jah, see polnud kindlasti hea idee, aga me otsustasime tunnelisse edasi minna ja see oli seda väärt, sest lõpuks leidsime oma esimese aksolotli. Ei ole võimalik, vaata! Ma leidsin seal väikese aksolotli! Tule siia, väike sõber! Issand, ta on nii pisike! See on meie video esimene aksolotl, aga ta on alles väike beebi. Me otsime palju suuremaid kui see, aga see on tõesti lahe. Oota, ma arvan, et näen veel üht. Tule siia, väike sõber! Issand! Nüüd üks huvitav fakt. Need pole tegelikult aksolotid, kuigi nad näevad täpselt samasugused välja. Tegelikult on need lihtsalt tiigersalamantri pojad, nii et lõpuks muutuvad nad sisalikeks. Ja kui meil veab, võime me tegelikult selles tunnelis mõne leida, nii et peame need tegelased konteinerisse panema ja edasi liikuma. Mida sügavamale tunnelisse ma jõudsin, seda kõhedamaks asi läks, aga ma leidsin ka hulga kalu. Vaadake seda, kutid, me saime midagi kätte. Tundub, et see on video esimene kala. Ja seda kutsutakse tegelikult dojo mudamaimuks. Ta näeb välja täpselt nagu angerjas ja need tüübid on tegelikult üsna haruldased. Me ei püüa neid kunagi, nii et on väga lahe, et me just ühe tunnelist leidsime. Ma näen veel üht kala, mine võrku! Vau, mis see küll on? Issand, see kala näeb hull välja, kutid. Seda kutsutakse elevandinina kaaks. Ja te näete ise, miks talle selline nimi on pandud. Selle ülipika ninaga. Tundub, et mida kaugemale me tunnelisse läheme, seda pöörasemaks loomad lähevad. Nii et paneme selle tüübi nüüd konteinerisse ja jätkame uurimist. Vau, mis see küll on? Siin on midagi suurt. Ma arvan, et see on suur mügarlest, kutid. Vaadake seda, ma ei suuda seda uskuda. See on kindlasti kõige suurem loom, kelle me siiani leidnud oleme. Mis nende juures eriti lahe on see, et nad on täiesti veeloomad, kuid neil on siin väikesed jalad, mis aitavad neil maal kõndida. Vau, see on nii äge, kutid, milline pöörane leid. Kuid me otsime endiselt aksolotleid. Nii et jätkasin otsinguid ja kui ma jõudsin sügavamale tunnelisse, leidsin lõpuks selle, mida otsisin. Sa püha taevas, vaadake, seal on hiiglaslik aksolotl. Vaadake seda, see on kindlasti kõige suurem aksolotl, kelle me siiani leidnud oleme. Oota korraks, ma arvan, et näen veel üht. Ei või olla, meil on 2 tükki kõrvuti. Need tüübid on tõesti suured. Ma arvan, et neist saavad varsti salamandrid, aga praegu on nad need armsad väikesed aksolotrid. Te teete nalja, vaadake, seal on veel üks. Kuulge, siin piirkonnas on nii palju aksolotleid. See on juba 3. järjest, sõbrad. Aga see pole veel midagi, sest hiljem idas paneme kaapüünised tunneli sissepääsu juurde, kes teab, kui palju me siis kinni püüame. Aga praegu uurime edasi tunnelit, et näha, mida veel leiame. Oota, vaata sinna, ma näen midagi vees liikumas. Kas see on krabi? Vaata seda! Me leidsime just tohutu kollase krabi, sõbrad. See on hullumeelne.
oo issand, ma ei usu, et me oleme kunagi varem sellist kinni püüdnud, sõbrad. Kui sa tead, mis see on, kirjuta kommentaaridesse alla. Aga nagu näha, ta üritab praegu oma suure küünisega mu sõrme näpistada. Aga see on väga lahe, me kindlasti jätame selle tüübi endale. Ma ei oodanud, et ma teda tunnelist leian. Praegu oleme umbes poole peal tunnelis ja alligaatoris pole märkigi. Aga ma just meenutasin, et selle tunneli teisel pool on veel üks tunnel. Nii et on võimalus, et ta võib seal olla, mis pole hea, sest just seda hakkame järgmisena uurima. Oo, ma näen veel üht kala. See näeb välja nagu kerakala, kutid. See on hullumeelne. Seda nimetatakse küürseljaliseks kerakalaks ja nad on ühed haruldasemad kerakalad, keda võib leida. Sellepärast me praegu peidetud tunnelites olemegi, sest just sealt leiab kõige haruldasemaid kalu. Mida sügavamale tunnelisse me läksime, seda rohkem hakkasin ma igalt poolt kalu leidma. Uskumatu, kutid. Vaadake seda. Me saime kätte klouni silmakala ja see on päris suur. Selles tunnelis on tõesti nii palju kalu. Siin on veel üks. Oh issand, mis see on? Kuulge, tundub, et midagi ründas seda kala. Näete, keegi on tema saba ära hammustanud. See tähendab ilmselt, et siin on midagi agressiivset. Me peame ettevaatlikud olema. Seda silmas pidades liikusin ettevaatlikult sügavamale tunnelisse, kui leidsin seni kõige hirmutavama looma. Oota, ära liigu. Ma arvan, et näen seal madu. Vaata seda. Oh, issand, see ei ole hea, kutid. Me oleme praegu sügaval tunnelis. Kui see madu on mürgine, siis on sellest väga raske eemale saada ja mulle ei meeldi maod. Tavaliselt on mürgistel madudel kolmnutne pea ja sellel ei ole. Ma arvan, et see on lihtsalt veemadu, mis on hea. Nad ei ole mürgised, aga ta võis ikkagi olla see, kes seda kala ründas. Me peame ta kinni püüdma ja eemaldama enne, kui ta kõik teised ära sööb. Oh, issand, mulle see ei meeldi. Okei, me oleme sõbrad, ära hammusta mind. Oh ei, ta liigub mu käe poole. Ei, ära tee seda. Kui te olete maoeksperdid, siis kirjutage kommentaaridesse, mis liiki see on ja ka seda, kas ma peaksin teda üldse käes hoidma. Ma lasen selle tüübi nüüd tunneli lõpus lahti. Nii, ei pea me muretsema, et ta meid või teisi kalu ründab. Kui ma edasi liikusin, muutus tunneli vesi väga sogaseks, mis tegi millegi leidmise eriti raskeks. Hakkasin siis suvaliselt võrguga tõmbeid tegema ja lõpuks püüdsin veel ühe looma. Oh, meil on midagi! See paistab olevat veel üks väike kilpkonn, aga see on esimesest erinev. Seda nimetatakse pehmekooreliseks kilpkonnaks ja te näete kohe, miks neid nii kutsutakse. Erinevad teistest kilpkonnadest on nende kilp täiesti pehme, mis aitab tal mudas maskeeruda. Täpselt seda ta just tegigi. Tegin võrguga veel paar suvalist tõmmet ja kui ma midagi ei leidnud, juhtus see. Oh, issand, vaadake, mida me just püüdsime, kutid. See vähk on oranž. Ta on täpselt sama värvi kui see krabi, kelle me varem püüdsime. Ja täpselt nagu krabi üritab ka tema mind näpistada. Oh jah, nii, nüüd ta sai mind. See ei ole eriti meeldiv. Okei, kutid, see tunnel läheb väga mudaseks, aga me leiame ikka veel palju hullumeelseid loomi, nii et lähme edasi. Just sel hetkel märkasin ma midagi ja ma ei suutnud uskuda, mida ma nägin. See oli tiigersalamander, keda ma olen igavesti otsinud, aga see oli eriline. Kuulge, see tiigersalamander on endised lõpustega, mis tal olid siis, kui ta oli aksolotl. Ta on sõna otseses mõttes parajasti aksolotis salamandriks muutumas. Ma pole seda kunagi varem näinud. See peab olema üliharuldane. Vaadake, kui suur ta on. See on hullumeelne. Kuna ta on nii suur, arvan ma, et tal on veel vaid paar päeva veeloomana elada ja siis hakkab ta täielikult maismaal elama. Ma ei suuda uskuda, et me ta leidsime. See on nii lahe. Noh, see oli esimese tunneli lõpp ja me leidsime nii palju pööraseid olendeid, aga nüüd on aeg uurida teist tunnelit. Ma lihtsalt loodan, et me ei satu selle alligaatori otsa. Ma liikusin ettevaatlikult sisse ja alligaatorist polnud märkigi, aga mida edasi me liigume, seda rohkem see muutub. Oh, ma näen midagi. Mis see on? Oh, saime selle kätte. Mis asi see küll on, kutid? Oh, issand. See näeb välja nagu mingi angerjas, aga mul pole aimugi, mis see on. Oh, see tundub nii imelik, kutid. Me just püüdsime midagi pöörast. Mul pole õrna aimugi, mis see on. Kui sina tead, kirjuta kommentaaridesse alla. Esimene leid teises tunnelis. Mul on siin praegu natuke hirmus olla. Siin on väga pime. Ma ei näe midagi. Ja ma olen üsna kindel, et siin on alligaator. Nii et peame seljatagust jälgima. Ma näen veel midagi. Mis see oli? Ei või olla. Vaata seda. Meil on siin veel üks elevandinina. See on nii lahe. See on teine, mille me selles videos seni leidnud oleme. Bobby, sinu taga on midagi. Alligator? Oh sa püha taevas, mis see veel on? See näeb välja nagu veel üks krabi. Aga see on punane. Unustage elevandinina, kutid. Me leidsime midagi palju ägedamat.
see on hiiglaslik krabi, täpselt nagu see kollane, aga see on punane. Ma pole kunagi midagi sellist näinud, see on nii lahe. Vaatame, kas ta on siiski sõbralikum kui kollane. Palun ära näpista mind. Issand, okei, ta üritab mind näpistada. Mul pole aimugi, mis krabi see on, aga ta on ülimalt lahe. Siiani on selles tunnelis päris pöörased elukad. Läheme edasi ja vaatame, mida veel leiame. Sügavamale tunnelisse jõudes sattusin seni kõige haruldasema looma otsa. Kas see on see, mida ma arvan? Issand, ta põgeneb! Vaadake seda, sõbrad! See on albiino salamanter! Ma ei suuda seda uskuda, sõbrad! See peab olema väga haruldane! Ma olen varem palju tiigersalamandreid näinud, aga mitte kunagi albiinot. Ja nagu näha, tal pole lõpuseid, mis tähendab, ta on täielikult sisalikuks muutunud. Ta on nii armas, sõbrad! Ma ei suuda seda uskuda! See on kõige ägedam asi, mille me siiani leidnud oleme. Issand. Okei, siin on kindlasti alligaator sees. Aga kui me leiame selliseid loomi, peame edasi minema. See ei ole hea mõte. Võib-olla oli see siiski hea mõte, sest kohe pärast seda leidsin veel aksolotleid. Oota, siin on neid 2. Issand, tulge võrku. 1 ja 2. Issand! See tunnel on neid tegelasi täiesti täis, aga meil on veel pikk tee minna. Kes teab, kui palju me veel leiame? Oota, vaata sinna alla. Issand, seal on veel üks hiiglaslik salamander. See on isegi suurem kui esimene, mille me püüdsime. Mehed, me leidsime veel ühe salamandri, kellel on lõpused alles. See võib tähendada, et ta on seotud selle esimese salamandriga, kelle me püüdsime, aga see on ikka täiesti hullumeelne. Nende lemmikloomana pidamise juures on kõige lahedam see, et me näeme päriselt, kuidas nad veest maale elama üle lähevad. Nagu näha, leidsime selles tunnelis nii palju harudasi loomi, aga ma ei teadnud, et miski peatab meid varsti ülejäänud osa uurimast. Okei, see kõlab nii, nagu see tuleks lähemale. Ma arvan, et see ongi see. Jookse, mine, liigu, mine. Ei! See oli hirmutav. Ma ei tea, kui suur see alligaator oli, aga otsustades urina vaiuse järgi, polnud see kindlasti mitte beebi. See on tõesti jama. Ma tean kindlalt, et seal sees on veel palju aksolotleid, nii et ma teen nii, et panen kalapüünise tunneli sissepääsu juurde, nii saame loodetavasti ülejäänud ka kätte. Olgu, sinna see läheb, putid! Laseme sellel siin veidi aega seista ja vaatame selle üle video lõpus, aga praegu liigume järgmisse tunnelisse, et vaadata, mida veel leiame. Mul on siia sisse minnes natuke hirmkutid ja seda sellepärast, et me oleme siit varem leidnud hulga surmavalt ohtlikke loomi, sealhulgas maod, hiiglaslikud kilpkonnad ja veel ka alligaatoreid. Aga see ei peata meid, sest me oleme siit leidnud ka hulga haruldasi kalu, nii et hakkame uurima. Kui ma tunnelisse sisenesin, märkasin kohe hulga ämblikke, aga nägin ka palju kalu. Issand, mis see on? Vaadake, siin on üks kala. Vaatame, kas saame ta kätte. Mine võrku, vaadake seda, kutid. Siin on meil üks säga, aga mul pole aimugi, mis liiki see on. Ma ei usu, et me oleksime varem sellist püüdnud, nii et see on tõesti lahe. Esimene kala selles tunnelis ja see on üliharuldane. Nii et paneme selle kuti nüüd anumasse ja liigume edasi. Issand, ma arvan, et näen väikest kilpkonna. Vaata siia prakku, ta paistab vaevu välja. Issand, saime ta kätte. See on uskumatu, kutid. Me leidsime siit väikese kilpkonna. Ta näeb välja täpselt nagu see, mille me varem videos leidsime, ainult et see on vist natuke väiksem. Ta oli just siin rao sees. Siin võib veel olla, aga mul on natuke hirm käsi sinna sisse panna. Seal võib sõna otseses mõttes ükskõik mis olla. Issand, mis see on? Ma tunnen midagi. Ma arvan, et see on veel üks kilpkonn. Sain ta kätte. Ma ei suuda seda uskuda. Me leidsime just 2 väikest kilpkonna. See võib tähendada, et selles tunnelis on terve perekond, nii et peame veelgi tähelepanelikumad olema. Kui ma tunnelis sügavamale läksin, sattusin kohta, mis läheb palju sügavamaks. Ja siit oleme varem leidnud hiigelkilpkonni ja isegi alligaatoreid, nii et peame olema eriti ettevaatlikud. Kuulje, siin all on nii palju kalu ja kõik on tohutult suured. Üks tõeliselt suur on otse minu all. Vaata seda. Vaatame, kas saame ta kätte. Tule võrku, sõber. Jah, saime ta kätte. Ma arvan, et see on suur pitser. Kui te mäletate, püüdsime mõned neist juba varem selles videos, aga need olid palju väiksemad kui see tegelane. See on sõna otseses mõttes suurim, mida ma kunagi näinud olen. Tundub, et mida kaugemale tunnelisse me läheme, seda pöörasemaks kalad lähevad ja meil on veel palju avastada. Ja pidage meeles, meil on veel see aksolotli lõks, mida me hiljem videos kontrollime.
aga praegu näen ma siin all veel palju rohkem kalu. Paneme selle tüübi anumasse ja liigume edasi. Oh, siin on suur kala, see paistab olevat mingisugune säga. Tule mine võrku. Jah, saime ta kätte. Uskumatu, kutid. Ma arvan, et see on kaelkirjaks säga. Oh, issand, rahune maha, sõber. Nagu näha, kutsutakse neid kaelkirjaks ägadeks selle ilusa mustri tõttu. See näeb tõesti välja nagu kaelkirjak. Milline ilus kala, kutid. Ma arvan, et see on siiani mu lemmikleid. Aga sellega asi ei piirdunud, sest kohe pärast seda leidsin veel ühe hiiglasliku kala. Mis see on? Mine võrku. Oh, ma arvan, et see on tohutu jaaguar tsiglid. Vaadake, kui ilus see kala on, kutid. Sellepärast kutsutaksegi teda jaaguar tsiglidiks. Tal on muster nagu jaaguaril ja tal on ka väga teravad hambad, nii et ma pean teda ettevaatlikult hoidma. Aga see on tõesti lahe. Ma ei usu, et olen kunagi nii suurt jaaguar tsiglidi näinud. See näitab lihtsalt, et siin all võib tõesti ükskõik mida olla. Praeguseks oli sügavas otsas jäänud veel ainult üks koletiskala ja see oli seni kõige suurem. See paistab olevat veel üks suur pisher, kutid. Oh, otse võrku, see oli liiga lihtne. See siin on palju suurem kui eelmine ja tegelikult ka palju haruldasem. Seda nimetatakse ornaatpisheriks ja neil on need ilusad kollased ja rohelised mustrid. Ma pole kunagi nii suurt näinud. Ma ei teadnudki, et see on võimalik, nii et see on tõesti äge leid. Pärast seda vaatasin sügavas otsas hoolikamad ringi ja leidsin veel mõned kalad. Oh, ma näen siin midagi. Mis see on? Oh, ma arvan, et see on väike karipoeg. See kala on palju väiksem kui teised, aga sama lahe. See on väike karipoeg ja ühel päeval ta saab ta väga suureks. Aga praegu on ta lihtsalt väike beebi. Aga see tõestab, et need koletiskalad paljunevad selles tunnelis. Nii et me peame silma peal hoidma mitte ainult suurte, vaid ka väikeste beebide peal. Oh, kas sa nägid seda? Midagi ujus just sinna prakku alla. Mul on natuke hirm käsi sinna panna. Ma loodan, et mis igales sinna sisse läks, ei hammusta mind. Aga kunagi ei tea, see võib olla midagi lahedat. Nii, läheb lahti. Mis siis, kui teisel pool on näiteks alligaator? Oh, mulle see üldse ei meeldi. Oh, issand, ma tundsin midagi. Okei. Oh, midagi on seal all. Oh, ma tunnen seda. Mis see on? Ma arvan, et sain selle kätte. Oh, issand, ei või olla. See on väike plako beebi. See on nii lahe. See pole tegelikult lihtsalt suvaline pleiko. Seda nimetatakse roheliseks fantoomplakoks ja need on palju haruldasemad kui tavalised. Ma ei suuda uskuda, et ma käe sinna panin, aga see oli kindlasti seda väärt. Oh, ma näen siin veel midagi. Ei või olla. Vaata seda. See on väike kloun noakala. Me püüdsime neid varem videos ka, nii et nad on natuke tavalisemad, aga ikkagi väga lahedad. Teate, ma arvan, et me püüdsime kõik kalad, kes selles sügavas otsas olid. Me püüdsime palju koletiskalu, sealhulgas pishereid ja kaelkirjaks sägasid, aga meil on terve tunnel avastada. Kuna me leidsime selles piirkonnas nii palju kalu, panen ma siia kalapüügilõksu ja jätame selle siia ööseks. Nii saame ehk oma söödaga veel rohkem koletiskalu ligi meelitada. Pärast lõksu ülespanekut jätkasin tunnelis kõndimist ja märkasin kohe veel üht looma. Oh issand, vaata, seal on kala. Mis see on? Tule siia, sõber. Mine võrku. Saime ta kätte. Uskumatu. Ma arvan, et see on granuloosis tüüpi säga. Need tüübid on uskumatud haruldased. Me ei püüa neid peaaegu kunagi. Ja ühel päeval kasvab ta tohutuks. Ma räägin 6 jala pikkusest kalast. Nii et on tõesti lahe, et me ta lihtsalt tunnelist leidsime. See muutub päris hirmutavaks, kutid. Mul pole aimugi, mis selle tunneli lõpus on. Me pole kunagi suutnud lõpuni jõuda, sest oleme kokku puutunud alligaatoritega. Oh yes, oh, Juma, mine. Aga see video on teistsugune. Me anname endast parima, et kogu tunnel läbi uurida ja kes teab, mida me leiame. Nii et lähme edasi. Oh issand, vaata, seal on tohutu sinine vähk. Ei, ta üritab põgeneda. Sain ta kätte. Vaata seda elukat. See on hiiglaslik. Ai, oh jumal. Oh jumal, see teeb nii haiget, kutid. Oh issand, see ei ole üldse tore. Üks asi, mida ma teile selle tunneli kohta pole rääkinud, on see, et siin on siniseid vähke täis. Nii et loodetavasti püüame meie kalapüünises palju neid, aga see on väga hea märk, et nad on ikka veel tunnelis. Kas ainult mulle tundub või muutub see tunnel järjest madalamaks? Ma ei saa enam püsti seista, aga see ei peatanud mind. Nii et ma hakkasin roomama ja lõpuks leidsin veel ühe looma. Mis see küll on? Oh issand, see on nii hirmus, ma ei näe mitte midagi. Oh, mis see on? Siin on mingi koletis angerjas, see asi on nii suur. Oodake te kõik, ma arvan, et see ei ole angerjas, see on midagi palju haruldasemat.
nagu te näete, tal on siin väikesed jalad, mis aitavad tal ringi liikuda, seda nimetatakse tegelikult amfiumaks. Ja ta ei ole kala, ta on tegelikult kahepaikne, kuigi elab täielikult vees. Ja nad on väga haruldased. See on kõige suurem, mida ma kunagi näinud olen. Ta on küll väga limane. Nii et me paneme ta anumasse ja jätkame uurimist. Kes teab, mida me veel leiame? Issand, ma arvan, et ma näen seal paar aksolotlit. See on hullumeelne. Ma teadsin, et nad olid esimeses tunnelis, aga mul polnud aimugi, et nad on ka selles tunnelis. Vaatame, kas me saame nad kätte. Siin on üks ja siin on teine. Issand, see on nii lahe. Ma ei oodanud, et ma leian need tegelased sellest tunnelist, aga ma olen rahul. Ma arvan, et see tähendab lihtsalt seda, et peame silmad lahti hoidma juhuks, kui neid on teel. Pärast seda liikusin ma tunnelis sügavamale ja loomade leidmine muutus järjest raskemaks. See on tõesti halb, kutid. See tunnel muutub ülikitsaks ja hingata on järjest raskem, sest meil hakkab hapnik otsa saama. Aga ma tean, et kui me edasi läheme, leiame kindlasti midagi pöörast. Nii et ma jätkasin tunnelis edasi liikumist, kui äkki sattusin jälle teise mao peale. Ma olen üsna kindel, et see on jälle veemadu, nii et ta ei ole mürgine. Issa, ma tõesti loodan, et ta mind ei hammusta. Nii, saime ta kätte. Okei. See on hullumeelne, kutid. Teine madu selles videos. Ma arvan, et see on sama liik nagu esimene, lihtsalt natuke suurem. Issand, ta vaatab mind. Okei. Mis see nüüd oli? Okei, see kõlas nagu alligaator ja ta on kohe valmis mind hammustama. See pole hea. See võib olla see sama, kes paar aastat tagasi, kuigi nüüd on ta palju suurem. Okei, me peame siit minema. Ma ei tea, miks ma ikka veel madu käes hoian, aga ma võtan ta endaga kaasa. Oh jumal, ma arvan, et see tuleb meie poole. Mine. Oh jumal. Noh, kuigi me ei saanud kogu tunnelit uurida, sest muidu oleks alligaator meid ära söönud, on meil siiski see kalapüünis, mille me panime sügavasse otsa ja ma näen juba kalu selle sees. Aga praegu läheme selle video 4. ja viimasesse peidetud tunnelisse, mis on tuntud oma surmavate kalade poolest. Ma lasen selle mao nüüd lahti. Kui sa mäletad, siis mõnda aega tagasi uurisime seda tunnelit lootuses leida kivikala, mis on maailma kõige mürgisem kala ja me tõesti püüdsimegi ühe selles videos kinni. Siiski, pärast seda tuli palju teateid, et inimesed saavad selles tunnelis kivikala käest nõelata, mis tähendab, et seal sees on neid veel palju. Nii et nüüd on minu eesmärk minna sinna sisse ja püüda kinni iga viimane kivikala. Nii ei saa kivikalad enam kedagi teist nõelata. Nii et ma alustasin oma otsingut ja liikusin aeglaselt aina sügavamale tunnelisse, hoolitsedes, et ma kivikalale peale ei astuks. Ja lõpuks sattusin oma esimese loomani. Mis see oli? Ma just nägin midagi. Ei või olla. Vaadake seda, kutid. Esimene leid selles tunnelis. Ja seda nimetatakse tegelikult monoks ja need tüübid on üliharuldased. Huvitav fakt nende kohta on see, et nad suudavad elada nii soolases kui ka magedas vees. See on tõesti äge leid. Paneme ta anumasse ja liigume edasi. Ma näen veel üht kala. Vaata, mis see on. Oh, issand. Ma arvan, et see on veel üks kloun nugakala, kutid. Aga see on palju suurem kui teised. Ja nagu te näete, tema täppide järgi on see kuninglik kloun nugakala. See on tõesti hull leid. Võib-olla peaksime lahkuma. Ma ei tea, mis see on. See ei kõla nagu alligaator, kutid. See kõlab nagu dinosaurus. Millesse me end segame? Olgu, ma arvan, et lähme edasi ja saame teada. Ma vist näen veel üht kala. Vaadake seda, kutid. See näeb välja nagu veel üks rüütlikala, aga see on teistsugune. See on gone. Okei, see ei ole dinosaurus. See on hea, aga me saime selle tüübi kätte. Ma arvan, et see on pruun rüütlikkala. Ta on natuke nagu kloun rüütlikkala, aga ilma täppideta. See on tõesti lahe. Kui ma liikusin tunneli sügavamale, sattusin looma jälgede peale, mis tähendab, et siin pole ainult konnad, vaid midagi palju suuremat. Vau, vaadake seda, kutid! Tunneli sees on veel üks tunnel! Kui te mäletate esimest videot, siis me tegelikult käisime siin sees ja leidsime sealt mõned hullumeelsed loomad. Vaatame, mida seekord leiame. Siin on nii palju ämblikke. See ei ole hea mõte. Issand. Okei, ma näen siin vett. Palun, älgu siin olgu alligaatorit. Mis see on? Siin on tohutu albino pleko. Ma ei teagi, kas ta on elus. Ta ei liigu. Ma arvan, et ma lihtsalt võtan ta kinni. Ta on elus. Ta liigub. Issand, vaata seda. Me püüdsime siit just tohutu albino pleko. Ma ei suuda seda uskuda. Okei. Mis nüüd? Ma ei saa välja.
ma arvan, et mind hammustas seal sees umbes 20 ämblikku, aga see oli seda kõike väärt, sest me saime endale tohutu albino pleko. aga nüüd on aeg minna veelgi sügavamale tunnelisse. Oh, ma näen veel üht kala, vaadake seda, mis see on, kutid? Oh, ei ole võimalik, ma arvan, et see on vibukala. Nad on tuntud selle poolest, et suudavad suust vett välja pritsida, et puude otsast putukaid alla lüüa. Me ei püüa neid tüüpe just eriti tihti, nii et ühe leidmine selles tunnelis on äge. Kohe pärast seda märkasin ma liivas midagi, mis nägi välja nagu kivi, aga lähemalt vaadates sain aru, et see oli see kala, mida me oleme otsinud. Ma arvan, et see on kivikala. Ma ei suuda uskuda, kutid, me leidsimegi ühe. Ma oleksin peaaegu talle peale astunud, aga me märkasime teda just õigel ajal. Okei, me peame teda praegu väga ettevaatlikult üles võtma. Üks vale liigutus võib mind haiglasse viia. Vaadake seda, aga tema selja peal, mis seal veest välja ulatub, just sellele sa astuksidki peale ja see süstiks sulle mürki sisse, nii et me ei taha seda puudutada. Oh issand, ma värisen praegu, kutid, see on täiesti hullumeelne. Kui sa ei teadnud, siis maailmas on mitu liiki kivikalu. Õnneks ei ole see tüüp kõige surmavam, kuid ta on siiski väga mürgine. Noh, esimene kivikala selles videos. Kuid meil on veel pikk tee minna, et tunneli lõppu jõuda. Kes teab, kui palju me neid veel leiame? Ja kui meil veab, võime isegi kohata oranži kivikala, mis on palju haruldasem ja palju mürgisem. Jätkasin edasi ja see, mida ma järgmisena leidsin, oli täiesti ootamatu. Ei või olla! Kas see on tõesti mudahüpik? Teate, ma ei oodanud, et ma leian sellise siin tunnelis. Mul polnud aimugi, et ta siin on, aga see on täiesti loogiline. Kogu selle mudaga on see talle ideaalne elupaik. Aga see tegelane tuleb meiega koju. Nüüd, kuigi mudane vesi sobib mudakonnadele ideaalselt, teeb see loomade leidmise palju raskemaks. Nii et ma hakkasin suvaliselt võrke vette panema ja lõpuks sain midagi kätte. Vaadake seda, teised. Ma arvan, et see on väike kummitusnoakala. Ma ei usu, et me oleme täna veel ühtegi sellist püüdnud, aga nad on ühed mu lemmikkaladest. Au. Ja ma unustasin mainida, et nad on elektrilised, nii et ta annab mulle praegu päriselt särtsu. Okei, see teeb haiget. See teeb haiget. Paneme ta anumasse. Vaadake seda, teised. Leidsime endale veel ühe pikk kala. See tegelane on natuke väiksem kui see esimene, kelle me püüdsime, aga ta on ikkagi väga suur. Ja nagu te siit näete, tundub, et ta on ühe jala kaotanud. Aga ärge muretsege, nende kohta on väga lahe fakt see, et nad suudavad oma jäsemeid uuesti kasvatada, täpselt nagu aksolotlid. Nii et sellel tegelasel saab kõik korda. Pärast seda hakkasid asjad aeglasemalt minema ja ma leidsin veel vaid mõned kalad, aga kui ma tunneli lõppu lähemale jõudsin, juhtus see. Issand, vaadake, siin on veel 2 kivikala ja üks neist on oranž. See on hullumeelne. Ma ei suuda uskuda, et me ühe leidsime, teate. Aga nüüd peame proovima mõlemad kinni püüda, ilma nõelata saamata. Okei, ma proovin kõigepealt suurema kinni püüda. Ära nõela mind. Oh issand. Okei, saime ta kätte. Nüüd on aeg proovida oranž kinni püüda. Nagu ma enne ütlesin, need tüübid on palju mürgisemad, aga õnneks see pole nii suur, nii et me ei pea liiga palju muretsema. Oh issand, ei, ta on väga äkiline. Okei, ma arvan, et saime ta kätte. Saime ta kätte. Oh issand, see on nii lahe, teate. Nii lisandus meie kogusse veel 2 kivikala, see tähendab, et me emandasime sellest tunnelist kokku 3. Loodetavasti aitab see tulevikus siin rohkemate rünnakute ärahoidmisel. Aga nüüd, kui me oleme tunneli täielikult läbi uurinud, on aeg kontrollida 2 kalapüünist, mille me video alguses paigutasime, sealhulgas meie aksolotli püünist. Aga kõigepealt las ma panen need tüübid anumasse, enne kui nad mind nõelavad. Läksin esimesse tunnelisse, et kontrollida kalapüünist lootuses püüda veel mõni koletiskala, kuid kui ma lähemale jõudsin, sain aru, et ees ootab suur probleem. Oi issand, teate, ma olen üsna kindel, et nägin just hiiglasliku hammustavat kilpkonna otse kalapüünise kõrval. Tundub, et me püüdsime tõesti hulla kalu, aga pole mingit võimalust neid kätte saada ilma, et see kilpkonn meid ründaks. Nii et ma läksin vette ja proovisin teda ettevaatlikult eemaldada, ilma et mind hammustataks. Ma arvan, et ma just puudutasin teda jalaga. Ei, ma arvan, et meil on ta käes, teate. Võrk on väga raske. Ja, meil on tõeline koletu, hammustav kilpkonn. Issand, ta pole üldse rahul. See tüüp on nii tugev, vaata ainult tema küüniste suurust. Ta on sõna otseses mõttes päris elus dinosaurus. Ta võiks kindlasti sõrme otsast hammustada. Nii et paneme ta ettevaatlikult anumasse. Nüüd, kui me oleme hammustava kilpkonna edukalt eemaldanud, läksin ma kalapüünist välja tõmbama, kui äkki märkasin midagi täiesti hullumeelset. Sa pead nalja tegema.
ma olen üsna kindel, et ma just nägin veel üht naksurkilpkonna. See tundus palju suurem. Teate, tundub, et meil on siin terve pere. See pole hea. Oh, issand, Bobby, ta on kohe siin. Kus? Siin samas. Ma sain ta kätte. Oh, issand, vaadake seda, teate. Ma haarasin ta lihtsalt kätega kinni. See oli nii hirmus. See tüüp on tõesti suur. Ta oleks peaaegu sind hammustanud, Helen. Oh, issand, ta oleks peaaegu su jalga hammustanud. Oh, ta sisiseb ka. Ta on väga vihane. Okei. Nagu näete, need tüüpidel on väga pikad kaelad ja ta üritab praegu ümber keerata, et mind niimoodi hammustada. Okei, aga kõik, mida sa pead tegema, et mitte hammustada saada, on hoida neid kilbi tagant niimoodi. Ma tean, et kindlasti ei taha sa neid sabast haarata, sest see teeb neile tegelikult haiget, aga see on hullumeelne, teate. Meil on 2 hiiglaslikku naksurkilpkonna. Ma lähen lasen need tüübid lahti ja siis on aeg kalapüünist kontrollida. Kui ma selle üles tõstsin, märkasin sees hulga kalu. Me püüdsime nii palju kalu. Oh, issand, vaadake seda, teate. See näeb välja nagu suur teksased sihhlid. Vau, ta on ilus. Ämbri sisse sa lähed. Siin on meil veel üks tõeliselt suur kala. See on tõesti ilus albiino, Oskar. Vaadake seda oranži tema peal. See on nii lahe. Mis see veel on? Me püüdsime midagi hullumeelset, teate. Mul pole aimugi, mis see on. Vaadake seda, teate. See näeb välja nagu mingi säga, aga ma ei usu, et me oleks kunagi sellist püüdnud. Kui sa tead, mis see on, kirjuta kommentaaridesse alla, aga me jätame ta kindlasti alles. Oh, meil on veel üks salapärane kala. Vaata seda. See näeb välja nagu väike tullukas. Ma peaaegu ei märganudki teda alguses. Ta nägi välja nagu väike pulk, aga ei, see on kala. Meil on veel üks elevandi ninaga kala. Need tüübid on väga lahedad. Ja siin paistab, et meil on väike Aasia punase sabaga kala. Uskumatu. Place that. Meil on ka aksolott. See on nii lahe, kutid. Ma arvan, et see on kõik esimese kalapüünise jaoks. Me püüdsime nii palju hullumeelseid kalu, aga nüüd on aeg kontrollida püünist, mille me panime tunnelisse, mis on täis aksolotte. Ja me saame näha, kui palju me neid püüdsime. Kui ma selle üles tõmbasin, märkasin, et püünis oli väga raske ja see oli täis aksolotte. Kutid, me püüdsime nii palju, ma pole kunagi oma elus nii palju aksolotte näinud. Ma ei tea isegi, kust alustada. Vaadake seda. Me lihtsalt tõmbame neid peotäite kaupa välja. On mõned suuremad, mõned väiksemad ja igaüks neist, kelle me kinni püüame, paneme siia ämbrisse. Vaadake seda. See on veel 3 tükki. Ma arvan, et kokku on neid praegu 8. Oodake, aga siin pole ainult aksolotid. Vaadake seda, kutid. Meil on siin väike kilpkonn. Oota nüüd. Mis see veel on? Kutid, siin on midagi imelikku. Oeh, see on nagu mingi angerjas. See näeb välja nagu see asi, mille me varem videos kinni püüdsime, lihtsalt natuke väiksem. Okei, paneme ta kiiresti ämbrisse enne, kui ta ära põgeneb. Oh, issand, ei või olla. Me ei saanud ainult aksolotle, vaid ka hulga neid hiiglaslikke salamandreid. Need asjad on tohutud. Okei, meil on lõksus veel palju rohkem. Me peame kiiresti tegutsema. See on hullumeelne, kutid. Ma pole kunagi elus nii palju aksolotle näinud. Paneme nad ämbrisse. Siin on ikka veel nii palju. Oh, issand. Oota, mis see on? Kuulge, see on mingi kala. Ta näeb natuke välja nagu üks neist magevee delfiinidest, aga ma pole kindel. Kui sa tead, mis see on, kirjuta kommentaaridesse. Tundub, et meil on veel mõned hiiglaslikud salamandrid. Ma arvan, et neid on kalalõksus seni kokku 4. See on hullumeelne. Meid on veel üks neist jubedatest väikestest ussikestest. Mul pole õrna aimugi, mis see asi on. See näeb välja nagu tullukas. Ta on nii limane. Ma vist näen veel ühte väikest pehme koorega kilpkonna. Vaata teda. Oh, issand. Ta on nii armas. Mis toimub, väike mees? Ämbri sisse sa lähed. Ja ma arvan, et meil ongi jäänud ainult 2 aksolotit, kutid. Ausalt öeldes kaotasin arvu ära, aga kui te tahate tagasi minna ja kõik lõksu püütud loomad üle lugeda, oleks see väga lahe. Ma olen ikka veel šokis. Ma ei oodanud, et me nii palju kinni püüame, aga ma arvan, et täna tõestasime, et need peidetud tunnelid on täis pööraseid loomi. Ja kui tahate näha teist osa, siis kõik, mida peate tegema, on jätta like ja kanalit tellida. Näeme järgmises videos, kutid. Olge tublid!